Türgi siseminister teatas, et Iisrael saab ühel päeval olema Türgi võimu all. Loomulikult oli see provokatiivne kõne. Üks riigi kõrgeimaid ametnikke läks aga veelgi kaugemale, öeldes, et ta palvetab Jumala poole, et temast saaks ühel päeval Jeruusalemma määratud kuberner. Jällegi, määratud. Teadmiseks, Iisraeli territoorium kuulus Osmanite impeeriumi koosseisu üle 400 aasta. See kestis kuni 1918. aastani, mil Briti impeerium võttis võimu üle. Kuid need karmid märkused tulevad ajal, mil Türgi ja Iisraeli suhted on sisuliselt kokku varisenud. Türgi president Erdogan on korduvalt Iisraeli aadressil väga teravaid sõnalisi rünnakuid teinud. Siiani on need siiski olnud vaid sõnalised. Meiega liitub doktor Sinan Sedi. Ta on Demokraatia Kaitsefondi vanemteadur ja liitub meiega Washingtonist. Aitäh, et meiega liitusite. Hea on sellesse süveneda. Vaadake, kui oluline see on. Oleme kuulnud huldaliselt kohutavaid asju, mida Türgi president on oma kõnedes Iisraeli kohta öelnud. Tegelikult on raske mõelda karmimatest sõnadest kui need, mida oleme Türgi valitsuselt kuulnud. Aga vaadake, see on minister, kes räägib taas avalikult Türgi võimust Jeruusalemma üle. Kas see viitab mingile muutusele nende poliitikas või on see lihtsalt poliitiline retoorika? Jah, tere õhtust. Seda on raske öelda. Ma kaldun siiski arvama, et tegemist on liialduse ja retoorikaga Türgi ametnike poolt. Sul on õigus, ta on üks valitsuskabineti juhtivaid liikmeid. Aga tuleb ka mõista, et Türgi valitsuse ministrid ei tähenda nüüd Erdoğani valitsuse ajal tegelikult midagi, kuna pärast üleminekut parlamentaarset süsteemilt ülimalt presidendikesksele süsteemile on nende roll muutunud tühiseks. Neid inimesi saab määrata ja ametist vabastada ühe sulejoonega. See konkreetne isik, siseminister, oli üks kõige pompoossemaid, keda ma olen viimasel ajal kuulnud, vihjates, nagu sa ütlesid, et ühel päeval loodab ta, et Türgi valitseb taas Iisraeli või pühasid maid. Aga tead, see on raske. Sellest on keeruline liiga palju välja lugeda, sest nagu sa ütlesid, on Erdogan seda juba mõnda aega teinud. Siin ma tahaksin vahele öelda, näiteks siin Iisraelis saame me sageli palju kriitikat oma paremäärmuslike ministrite pärast, kellel on kõrged ametikohad valitsuses ja kes ütlevad asju, mis tegelikult ei peegelda ei valitsuse ega elanikkonna seisukohti. Ma saan sellest aru, aga tead, see kajab vastu president Erdogani sõnavõttudes. Ma arvan, et võib-olla sa liigudki selles suunas. Ma mõtlen, et oleme selliseid asju kuulnud Türgi valitsuse kõige kõrgemalt tasemelt viimastel aastatel. Vaata, kas see siis tõesti esindab selle Türgi valitsuse ranget seisukohta? Jah, esindab, sest lõpuks pole selline retoorika kasulik. See on eskaleeriv, see on provokatiivne. Ja meenutagem ka, et türklased või Türgi valitsus on juba mõnda aega väitnud, et Iisrael kavatseb Türgit tungida, mis minu arvates ei saaks tõest kaugemal olla. Ja kui vaadata mõlema poole, nii Iisraeli kui ka Türgi juhtide retoorikat kõrvuti, siis ainus, keda ma kuulen ähvardamas sissetungi või vallutusega, on Erdoğani leer. Aga nagu sa ka ütlesid, enamik türklasi ei toeta minu arvates sellist sõnakasutust. Erdoğani vaatenurgast on see sisuliselt punktide kogumine, et mobiliseerida väga tuline ja üsna piiratud konservatiivne valijaskond, kuid see on eskaleeriv ja muret tekitav. Vaata, millist mõju need avaldused Türgi rahvusvahelisele mainele üldse avaldavad. Kui üldse? Ma mõtlen, kas keegi üldse hoolib sellest? Ilmselgelt. Ameerika Ühendriigid. Ma mõtlen, kas nad saavad Euroopa ja NATO liitlastelt kriitikat, kui nad niimoodi räägivad? Või ei ole see lihtsalt nende liitlaste jaoks, ütleme, mingi punane joon? Eravestlustes kuuled sa kongressi liikmetelt, isegi USA administratsioonilt ning ka nende Euroopa kolleegidelt. Üsna palju muret selle üle, et Türgi ei ole konstruktiivne ning nad kardavad, et Türgi võib astuda julgeid samme, mis võivad nende sõnadest kaugemale minna. Avalikult aga ei näe sa tegelikult mingit taunimist Recep Tayyip Erdoğani ütluste või tegude suhtes. Nad viitavad teistele Euroopa liidritele nagu Hispaania või võib-olla Iirimaa ja ütlevad, et türklased lihtsalt kordavad sisuliselt teiste riikide seisukohti. Kuid omavahel rääkides kuuled sa üsna palju muret. Aga samuti on Erdoğan mures kasvava kaitsealase koostöö, liitude loomise ja riikide eelistuste ümberjoondumise pärast Vahemere piirkonnas, mida peetakse Türgi huvidele kahjulikuks. Iisraeli arenevad suhted Küprosega ja nüüd Prantsusmaa. Need kõik on asjad, mis teevad Erdoğani murelikuks ja ta tunneb end mõnevõrra isoleerituna. Ma võiksin Türgist veel kaua rääkida. Nende ümber toimub piirkonnas palju, aga doktor Tšidi, see on kõik, milleks meil täna aega on. Aitäh, et meiega liitusite. Aitäh!
Teine aspekt, mida siia loosse juurde tuua, on Iisraeli valitsuse karm reaktsioon, eriti kaitseminister Katsi poolt. Ja meie stuudios on ka meie Lähis-Ida vanemkorrespondent Ariel Osseran, et seda teemat arutada ja vaadata, kas see on tõesti lihtsalt järjekordne, nagu kuuleme, Türgist tulev pompoosne retoorika. Kui me teeksime kokkuvõtte kõigist kohutavatest asjadest, mida Türgi valitsus on viimastel aastatel oma kõnedes ja seisukohtades öelnud, siis see kuuluks kindlasti nende hulka. Kuid Iisraeli valitsus reageerib karmilt. Võttes seda tõsiselt, mida me praegu Iisraeli poolt näeme. Taavet, täielik liiendus. Ma mõtlen, Türgi kõige karmim vastus Iisraeli sõjale Hamasi vastu Gazas oli see, et Türgi saatkonnas Tel Avivis langetati lipp pooldevardasse. Täpselt nii. See ongi nii halb või tõsine. Ma pean mainima, et me ei karda võib-olla seda, mida Türgi võiks teha, aga see on siin lihtsalt huvipakkuv hetk muidugi, et näha, kuidas Iisraeli valitsus reageerib. Neil on oma valijaskond, sisepoliitika, millele nad peavad reageerima. See ajendas seda vastust. Ja see ajendas ka Iisraeli kaitseministri Israel Katsi vastulauset, kes säutsus türgi keeles, öeldes, et Jeruusalemm ei ole Konstantinoopol. Iisrael on tugev ja otsusekindel riik, kes on tõestanud oma võimet end kaitsta mis tahes ohu eest, öeldes, et nii teie kui ka Osmanite impeerium, millest Erdogan unistab, on kokku varisenud ja ei tule kunagi tagasi. Ja teie töötate selle nimel, et tirida Türgi tagasi pimedasse ja maha jäänud ajastusse. See on huvitav valik. Ma mõtlen rünnata jälle Erdogani ja tema valitsust. Tundub, et see on praegusel hetkel ilmselgelt poliitika, et neid asju ei lasta vaibuda. Vaata. Need on politiki. See on see, mida nad teevad. Nii nad ongi oma karjääri teinud ja nii nad püüavadki jääda asjakohaseks. Lõppkokkuvõttes, kui rünnatakse sõnadega, siis Iisraeli vastus oleks samuti sõnaline vastulöök, aga see ei ole midagi enamat kui see. Ja ma ei arva, et me peaksime sellesse rohkem süvenema, kuigi tead on kahju, et Iisraeli ja Türgi suhted ei ole head, sest ma olen selles piirkonnas käinud. Ma arvan, et Iisraelil ja Türgil on palju, millest kokku leppida, et seista vastu radikaalsele Iisraelile. Türgi oli aastakümneid üks Iisraeli lähimaid piirkondlikke liitlasi. Tõesti, kuni üks esimesi riike, kes tunnustas Iisraeli ja selle loomist. Nii et lõpuks näeme taas, et Erdogan ja tema valitsus on tõmmatud radikaalse islamistliku leeri poole ning sisepoliitika toimub Iisraeli arvelt. Ja siin näitab Iisrael taas, et Iisrael ei jää nende väljaütlemiste ees vaikselt kõrvale. Jällegi vastatakse sõnadega. Ja ma väidaksin, et need Erdogani piirkondlikud poliitikad, välispoliitika, ei ole toonud Türgile palju lähedasi sõpru üle maailma. Ma ei ole kindel, et leidub ühtegi riiki, kes nimetaks Türgit praegu usaldusväärseks ja sõbralikuks ühepoolseks liitlaseks. Nii et me ei ole ainsad, kellega ta probleeme tekitab. Ariel, aitäh, et sel teemal kaasa lõid.